muide ma jätsin võtme maha, number 7. Okei, let's go. Ja midagi. Muide, kas sa näinud Skid Row videot? Kui oli Skid Row oli kuradi Jaapanis. Oled näinud? Anyway. Nii, okei, võidame tarsi. Nii. Võta nüüd peale. Töötab töös. Siin on. Kuula, mis toimub. On teil vaja koristajat? Meil on kuradi aiss ja siis... Okei, lähme sisse. Anyway, lähme sisse. Lähme edasi. Siin on Helimees. Siitke edasi. Helimees. Seda pole vaja siia peale jätta. Ta on 2 varvast on suus. Okei, munast marsi, viimast korra pakun. 2 varvast suus. Ja Raivo, sinu varvas on ka suus. Viimast korra munast marmurot tahab keegi. Mõlema varvad on suus. Kurat ei lähe reis niimoodi see, et varvas. Siin on ansambel Me, Myself and I. Ärme kaada. Kus kohas? Heli vend on duširuumis. Siin. Ei taha kaamera peale jääda. Jaa, olgu. Võib? Don't drink and drive. Me oleme Georg Otsal. Kapteniga. Ei ole nüüd. See on kõik täielikult kroonikesse. Näed. Võt. Äge näed. Võt. Tere! Kus saab ka? Ei, reisib. Jaa. Meist ka või? Aitäh. Meil on... Keegi võiks intervjuud, et ma tahaks rääkida. Meil on homme kontsert. No, Eestis on läinud palju läinud õppima Soom... Jaa, tere, palju... See kõik on suure pere. Ei, Eesti, thank you. Thank you. Räägi mingid suured sõnad. Jah. Räägi suured sõnad. Suured sõnad. Kingu, härra Kingu on Kingu. Ma arvan seda, et need, kes seda asja näevad, tunnevad ka meie Margaret Kingut, kellel täna hammas valutas, kes näitab kohe oma hambaauku. Ei, see on tüü asi. Türa, näita siis! Igaüks peab 2 krooni mängima näiteks. No lolliks, seal pole mingit pinget. Mis pinget, aga kuradi, ma olen... Rahakott on seal. Ääre. Kesu, tule mängu, me paneme vana reiliga. Ei, mis mina olen naiste rahvas, mida ma siin ikka hakka... Kesu, meil on 5 krooni. Keissu, ole! KTM! Ilma kuulust. Uneliselt teevad väga. Nüüd toimetusi. Paneb siis masina käima. Logeräitsmete hääletud litrid, läbi linnadel lumed. Dessantlased valgeis kiitleis, meie aknaks sai televisioon. Kõrvaks raadioantennide üksus, hall taevas nagu kiretud fakt. Põhja-Atlandil tekkinud tsüklon
küberneetikast auvalgust ihmjad läbi linnade katuste turjade. 20. sajandi liimad, meie aknaks sai televisioon. Kõrvaks raadioantennide üksus, hall taevas nagu kiretu fakt. Põhja-Atlandil tekkinud tsüklon. Veidrus võimatu mürgitus enestest, tuumabaasina sajand käis riski. Optimism operetina mõttetu, alkoholina pessimismki. Meie aknaks sai televisioon. Kõrvaks raadioantennide üksus, hall taevas nagu kiretu fakt. Põhja-Atlandil tekkinud tsüklon. On see epiloog või proloog vast, sina meeles pea taevast üks tükk on. Samas ilma ja teadustab eetrisse, vaikne ookean, madal tsüklon. Meie aknaks sai televisioon. Kõrvaks raadioantennide üksus, hall taevas nagu kiretu fakt. Põhja-Atlandil tekkinud tsüklon. Eestis ei ole just palju bände, mis annavad kontserte üks kord aastas ja kellel läbi 10 aastakümne on publikul üht-teist ka veel öelda. Täna räägime Vennaskonnast. Me oleme siin Helsingis sama üliõpilasmaja juures, kus Vennaskond annab koos Ultima Thule ja Miimais Jalkandaiga Eesti Vabariigi 80. aastapäeva puhuks kontserdi. Niisiis, täna räägime Vennaskonnast. Tänasele kontserdile on kogunenud väga palju eestlasi Soomest ja ka arvsalt Eestimaad. Räägi, miks sina otsustasid tulla laevaga üle mere Eesti Vabariigi aastapäeva tähistama? No, miks sa ise tulid? Mina tulin kontserdile. Mina tulin kaubareisile Soome. Kes oleks õige esindama Eestit Vabariigi aastapäeva puhul? Milline ansambel? Ortus muusikas. Ma ei tea tegelikult. Võib-olla midagi sellist kuradi oma lipstast. Soome noored nagu näha ei ole viitsinud nagu tulla tähistama seda aastapäeva. Toimub totaalne kaos. Kas see on tõesti austusest Eesti Vabariigi vastu või teete seda mingi muul ajendil? Raha nagu Villu Tamm isiklikult ütles, et tema on siin raha pärast. No me teeme sellepärast, et me oleme Eesti esindusbänd. Me oleme nagu prantslastel on umbes Eiffeli torn. Osadest filmidest, raamatutest ja bändidest saavad tahes või tahtmata kultusbändid. Ja meie tituleerime ka Vennaskonna kultusbändiks. Oled sa sellega päri? Mul on nagu see ükskõik selles suhtes, et see on nagu selline küsimus, mis puudutab nagu võib-olla ütleme fänne või
Sinu laule kuuleks jääb mulje, et sa oled lihtsalt võõras keskkonnas, võõras kehas ja et sa ei ole see, kes sa tegelikult tahaksid olla. Millise rahva hulka sa tahaksid kuulda, kui üldse siia planeedile tahaksid kuulda? Ma ei tahaks siis mingi rahva hulka kuulda. Tõnu Trubetski on kunagi ühes intervjuus öelnud, et tänapäeva noored on kõik lollakad ja kiilakad. Kas see on põhjuseks, miks vennaskonda on nii vähe Eestimaa pinnal esinemas näha? Õige! Jaa. Eestis on nagu enamus rahvast on nagu nokamiksi mehed. Te olete kõik väga erinevad muusikud. Keda te Eesti muusikas üldse hindate? Kui hindate kedagi? Eestis ei saagi kunagi olla nagu mingi hästi tähtis sellepärast, et Eestis on tõesti vähe inimesi ja need, kes on, need on kindlasti sõbrad. Selliseid, kes nagu viitsivad tegeleda siis näiteks oma pilliga, kes viitsivad seda harjutada või kes näevad vaeva selleks, et mingit eesmärki saavutada. Tõnu, sa rääkisid ennem oma meelemuutlikkusest. Kas sul on mingi kindel mõttepunkt, kuhu sa lõpuks oma elus välja tahad jõuda? Ei ole, jah. Sina kui, ütleme nii, mitme bändi tegija, äkki oskad rääkida sellest Eesti muusikaturust? Meeldib, ei meeldi ja miks? Eesti muusikaturg on täiesti normaalne, aga siin elab täpselt minu perekond. Täpselt sama palju inimesed, et ma pean, et kui midagi uut valmistad, nii vennaskond kui ka muud bändid, millest ma mängin, iga kord on täpselt sama probleem, et kellele neid müüa, kas enda emale, isale, vanaisale või üldse õele. Ja sellepärast ongi vennaskond valinud praegu idee üldse mujal vabariikides ja lähivabariikides esineda ja see on täitsa korda läinud. Mängime Leedus, mängime Soomes, mängime Lätis, sellepärast, et seal on palju inimesi. Ja mida rohkem inimesi, seda rohkem on mõtet üleüldse mingit bändi või loomingit üldse müüa. Eestis ma ei näe üldse absoluutselt lähitulevikus ka üldse turgu ei näe. Muidu võib Eestis mängida, aga mitte rohkem kui mingi aastas paar korda. Siis täiesti mõtet on rohkem mängida, sellepärast siis sa tüütad veel inimesed ära ja kõik jooksevad üldse laiali. See ei ole alkoholne jook. Jätagi see lõppu. Idee ei ole alkoholne jook. Filmigi paneks klassiks praegu. Me oleme Eesti esimene band. Vahest paljastab tänast Eesti Vabariigi 80. aastapäeva kontserti. Kas see on tõesti austusest Eesti Vabariigi vastu või see, et mingi muu vähendi raha nagu Villu Tamm isiklikult ütles, et tema on raha vaja, on sinu mõtteid? Ma ei oska vastata. Sellepärast, et on tõesti hea vennas. Üks hetk ma tõmban selle juhtimisel kaamera põlve. Hästi normaalne. Ja kultus selles mõttes, et täna on nagu see, kes teab täpselt, mida ta tahab ja teeb seda, et ta teaks. Seda sellist nagu mõnus. Te olete kõik väga erinevad muusikud. Ei ole, ma olen hinnanud muusikute seda, kes mingit rida ajavad, me isegi tunneme tõlki, kes teeb. Mina hindan mingi nimesid ei tahaks ütelda, aga hindan nagu selliseid muusikuid, kes Aga ma ise arvan, et ma olen nagu hästi ebakindel ja hästi kahtlev kogu aeg ja pidevalt nagu ei tea ise ka nagu täpselt mida tahan. Et ma olen hästi selline kõhkleja ja kahtleja ja siis nagu minu nagu
nagu arusaamad ja mingisugused tõekspidamised nagu võivad väga kiiresti muutuda ja vahetuda. Et ma olen väga muutunud. Kas sul ongi lõpp? Jäi püsti. Seisab ka. Okei, vahepeal küsime Alari käest. Sina kui ütleme mitme bändi tegija, äkki oskad rääkida valmistad? Nii vennaskond kui ka muud bändid, kes ma nägin neist, iga kord on täpselt sama probleem, et kellele neid müüa, kas enda emale, isale, vanaisale või üldse õele. Mängime Leedus, mängime Soomes, mängime Lätis, mängime isegi võib-olla häviväise riigi nagu Poola. Bändi või loomingit üldse müüa. Eestis ma ei näe üldse absoluutselt lähi tulevikus ka üldse turgu ja jookseb üldse laia. Ütleks lähi nagu mõnes mõttes võiks olla kindel või mõnes mõttes selline konkreetne või mingi 15. augustil nagu Soomes selle keelsikesele kutsutud peame selle Teeme veel kord. Rainis, teeme veel kord sama. Ei, sama. Rainis, sa ei saad aru. Peab mingi sabotaas või? Ühed ei taha Tamperesse minna, mina tahaks küll minna või? You know? Sõõrub, mind mängib koos või? Üliavarad. Aga tuleb mängida peale seda austesse. Ta mängida f***. Ma olen hujoff. Let's go. Lähe vaja. Lähe küll, jah. Tule, kui sul särk on, jah. Mine munni. Motherfucker. Lainis, lähme peale. Jaa. Kohvi pole. Ma võtan mu tütarlast mustas. Villu, tule uus uuesti, Villu. Kunagi arvama harjusid ennast ja kõik, mida ütled ja mõtled ja teed, pole päriselt õige, tüütab sind ennast, sa polegi õige, tead, mis või aus, võrras raha ei põleta, märkad su pihku, mõni pentus läheb läbi ja äratab kihku, võtta kõike, mis vedeleb, usus aus. Igaühele oma, igaühele oma, igaühele oma. Igaühele oma.
you're leaning. To its back you seem so mild. Everything has lost its meaning. Absence sparkle in your eyes. Marianne, Marianne, come with me and take my hand. In the light of lanterns we will meet. Marianne, Marianne, child is past you understand. On this very evening on the street. When you come, the world is brighter. Summer sunshine is your kin. I would like if you could right here strip yourself down to the skin. You are opening your coat and the buttons of the dress, so your modesty will float down the gutter with the rest. Marianne, Marianne, come with me and take my hand. In the light of lanterns we will meet. Marianne, Marianne, child is past you understand. On this very evening on the street. Now you're standing in the nude, knowing that I'd like to come to your room and to your bed to enjoy a little fun. Yesterday's turned to the present. We're still lying on the bed. All the people seem so pleasant. Streaky pillow and our heads. Marianne, Marianne, come with me and take my hand. In the light of lanterns we will meet. Marianne, Marianne, child is past you understand. On this very evening on the street. In the morning, all is warmer. Your blue eyes adorn the world. Watch the spring shine through the dormer. Listen to the water's purr. Please stop dazzling my eyes. Son, your mischief is so mean. Through a piece of broken glass, everything seems fully green. Marianne, Marianne, come with me and take my hand. In the light of lantern we will meet. Marianne, Marianne, child is past you understand. On this very evening on the street. Ulguva tuule ja rajude kostel kirjutab suur egoismi apostel. Tiheda käekirjaga katab lehti mees, kelle jaoks ajalugu ei kehti. Põvelev leek maalib kollakaks naha, aeg-ajalt küünla pealt niriseb paha. Valleri Vallera niriseb maha, Valleri Vallera niriseb maha. Ma elan vaid endale võitluses eneseteostuse eest. Tean, et ainsaks reaalsuseks olen ma, maailm on muu omandus. Stirne sinna austame ja elagus lüüame, igal pool ja alati austame. Stirne sinna austame ja elagus lüüame, igal pool ja alati austame. Riik, õigus ja seadused, perekond, usk ja moraal, ühiskond, need on viirastused vaid. Illusioon, isiksuse
teaduses. Stirner sinna austame ja elakuusul hüüame, igal pool ja alati austame. Stirner sinna austame ja elakuusul hüüame, igal pool ja alati austame. Midagi ei ole must kõrgemat ja igaüks ise on kõlbluse ja õiguse allikas. Stirner sinna austame ja elakuusul hüüame, igal pool ja alati austame. Stirner sinna austame ja elakuusul hüüame, igal pool ja alati austame. Jah, täiuslik ühiskond meie jaoks on egoistide liit. See saabub kui praeguse purustam on egoistide mäss. Stirner sinna austame ja elakuusul hüüame, igal pool ja alati austame. Stirner sinna austame ja elakuusul hüüame, igal pool ja alati austame. Stirner sinna austame ja elakuusul hüüame, igal pool ja alati austame. Stirner sinna austame ja elakuusul hüüame, igal pool ja alati austame.
küsi ammu, kas nagu toitude ja jookide kohta igasuguseid asju on. Siis alguses küsid, mis meeldib, siis küsid, mis ei meeldi nagu. Okei, Kolja. Teiste käest ka. Jaa. Teiste käest ka. Jaa. Võta, no nüüd tulebki ikka siitpoolt see filmimine ju. Muidugi mõista, sain etsa. Oot, aga see nüüd hakkab minema. See teisele poole see. Teisele poole, jah? Lükkada kuskilt sealt. Või ma ei tea, mis see toimub. Ta läheb täpselt vastupidi minema. Kas ei saa teistpidi sõita? Kui ränk, ma ei tea, millega see lõpeb kõik siin. Varsti või kukkumist alla tänu selle juhtmele muidugi. Jaa, ei saa, jah. Kaameramees ripub. Joo, loodetavasti. No mingi kõrgel juba. Piisavalt pikk. Ja siin on küll. Oot, ära mind rohkem siia peale lükkuda. Päris õud on juba, hakkas või juba kõige kõrgemal ei ole või? Ei ole veel poolti veel midagi. Aga kinni. Me enam ei usalda seda kuradi rattu. No vaesigi või? Huvitav, kas Kuule filmib kogu praegu? Aga siin on ikka mõnus maade, vaata ise. Ilged aastal. Kuskilt väga kummaliselt. Näe, vaata Tallinn, ossa vaid. Oleme Kadrioru Tivolis ja sõidame hundirattal ehk kuradirattal või ilma rattal ja minuga koos on sõitmas seda meeletut tiiru ansambel Vennaskond, nii et kui te ilmselt ei vaja see tutvustamiseks, aga võin öelda, et tegemist on Tõnniga, Allaniga, Katriniga ja Kaspariga. Katriin, kuulsite, jah? Mõningad on küll puudu, aga me hakkame nüüd rääkima sellest, mida nad teevad, miks nad teevad ja kui palju nad teevad. Vaadake. Oi, me satume telepurki praegu. See on väga hea. Me saame kõik leevitada sinna. Kasparit ei tohi näidata. Koolja filmibki kõike muud peale meie. Sa kuuled? Ei kuule, ma panin ka. Mis asja? Nüüd räägime natuke ansamblist ka, et milleks muidu me siia kokku tulime. Kõigepealt sellest, et mis teete praegu ja kas te üldse midagi teete? Ühesõnaga meil peaks nüüd septembri, ütleme esimeses pooles nagu film valmis saama. Vennaskond film. Ta koosneb nagu suuremas osas videoklippidest ja kujutab endast mõnes mõttes nagu bändi ajalugu. Nii, kas nüüd võib või? Meie see suurepärane saade siin võib muidugi lõppeda sellega, et keegi meist kukub alla. Mis oli ikka sulle küsimus muide? Et kaua sa oled olnud Vennaskonnas? Vennaskonnast sellest suvest alates, jah. See on Vennaskonna uus viiuldaja Katriin ja räägi veitsa, kuidas tulid, miks tulid ja kuidas sind leiti, kes sind leidis? Iseenesest tulek oli natukene selline ebakindel võib-olla ja tulin sellepärast, et bänd otis uut viiulimängijat. Nüüd on tulemas varsti Vennaskonnal selline asi nagu hästi palju igal pool välismaal kontserte. Soomes ja Austraalias ja Ameerikas. Et varsti nad sõidavad järgmine kevad Ameerikasse. Olen lihtsalt. Aga metrolumust? Ei tee. See on nagu Vennaskond on praegu ainuke? Jaa. Sinult küsin. Kaspar tahab rääkida. Kaspar tahtis juba all rääkida, nii et ma Absoluutselt taha rääkida. Midagi taha rääkida. Absoluutselt midagi. Nii, Kaspar ei räägi ühtegi sõna. Aga räägi midagi veel, räägi lihtsalt, mis sa arvad, mis võib nagu inimesi huvitada, mis võib nagu sinu neid fänne ja kuulajaid ja vaatajaid üldse, mis võib huvitada, räägi nagu pikemalt natuke üldse ansamblist ja minevikust, olevikust, lähitulevikust ja nii edasi. Kust tuli vahepeale, kus juures tõesti oli, mina ise kuulsin seda igalt poolt, et see Õllesummeril on nagu viimane esinemine, on ju, et nagu viimane niuke täispikk kava, et nagu kõik lood said ära mängitud ja kus see jutt tuli? Või oli seal nagu mingi tõepõhi all või? See on mingi õudne udu jutt, ei tea, kus kohast see tuli, Sa nagu ei tea mitte midagi. Ma ei tea midagi, jah. Et ju huvitav, mina tulin sinna kontsertile ja kohe hakkasin kuulma, et nüüd tasub vaadata, et Vennaskond on viimast korda laval igalt poolt kuulsin. Oli jah? Teiste käest ka? Jaa. Teiste käest ka? Jaa. Kas me hakkame nüüd liikuma ka või ei hakka?
aga kogu aeg ka vist ei ole mõtet seda nagu sihukest pilti, noh. Need filmid võib-olla mingid kuradi ei näinud. Ümbrused ja asja. See on vähega juttu ümbrused on. Näiteks Stanislav Lem on päris lahe kirjanik. No, mulle meeldib veel Blind. Ja siis... No, ma ei oskagi rohkem midagi öelda. Nii võib, jah. Me oleme õnnelikult jällegi maapind on meie jalge all ja see on iseenesest väga meeldiv. Jutud lähevad kohe märksa kindlamaks kui ennem. Küsimus järgmine, mis huvitab mind ja ma arvan väga palju ka muid. Kuidas suhtub ansambel Vennaskond niinimetatud kommertsmuusikutesse, näiteks muusikutesse, kes teenivad leiba näiteks reisilaevadel? Ma suhtun plaatidest, kassettidest või on igal ühel oma töö ja mingi asi? Eks ta aitab ka kaasa ja on ka teisi asju. Aga muidu üldse teie muusika, no ma seda ma võtsin praegu mikrofoni korraks, ma tahtsin küsida, et kellele sa oma lood suunad? Tähendab, on sul mingi kindel rühm inimesi, kellele sa seda teed? Noorematele, tegelikult vanematele, kellele sa ise oled nagu mõelnud oma muusikat? No ei ole üldse nagu kellegile adresseeritud. Muide, eelnevalt ei saanud räägitud sellest, et tuleb välja film, Vennaskonna film, aga kas tulemas on ka plaat või noh jah, plaat, mitte kassett lähitulevikus, et nagu kõik teaksid, kes võib-olla tahaksid osta? Ei on, noh, ma arvan, et see aasta on nagu tulemas ainult see film. Aga sellest ei räägitud, et Vennaskond põhiliselt järgnevalt aasta otsa igal pool välismaal esineb, aga Eestis on tulemas, noh näiteks ütleme, praegu on sügise hooajaks on midagi teada, on mingid kontserti tulemas? Ei, praegu ei olegi nagu ühtegi kontserti teada peale selle New Yorgi kontserti nagu, mis kevadel peaks tulema, aga veel on üks kontsert, mis toimub ülehomme nagu Helsingi lähedal. Jah, muidugi ma võin öelda, et saade läheb eetrisse märksa hiljem niimoodi, et see on selleks ajaks juba minevik. Praegu on küll tõepoolest augusti algus, aga saate ajaks on ta ilmselt juba lõpp, nii et sellest kontserdist jääte ilma. Kaspar ei taha mitte midagi öelda. No olgu peale, kuidas sa selle lõppu teeme tegelikult? Sa võid tänama neid. Jah. Ta tänas ära. Ei, ma ütlen ükskord veel. Ma tänan teid. Teil ei ole, aga ma ütlen, et vaatame materjali läbi, ma võin seda lõpuga kombe teha. Oota, ma ütlen selle asja ära, et ma nagu tänan neid ära ja tänan selle Tivoli ära. Ma paluksin kõigis suured plaanid. Jaa, Anna, räägi midagi, nad kuuluvad sind või teid, eks? Ma ütlen selle lõpu teksti. Praegu, jah? Noh. Jah. No nii, ja nüüd olete üsna palju ilmselt teada saanud ansambel Vennaskonnast ja kui veel mingeid küsimusi on tekkinud või tekib, siis loomulikult saab meile ju alati helistada ja kirjutada ja ma arvan, et ei ole midagi selle vastu mitte kellelgi, et võib-olla teha üks saade nendega kunagi veel, kui tekib küsimusi, mis teid siiralt huvitavad. Loomulikult tahan mina omalt poolt tänada ansambel Vennaskonda nii palju, kui neid on ja kõiki ka neid, keda ei ole, öelge minu poolt edasi aitäh ja loomulikult kogu seda sõbralikku kollektiivi siin Kadrioru Tivolis, kes meid lasid siia niimoodi mõnusasti sisse aega veetma ja keerutama hundirattal, nii et aitäh ja nägudeni ja kohtumiseni järgmine kord. No ma pidin suvalist. Täiesti sinine meri on meil praegu. Vaat. Meri on sinine. Taevas on hall. Võib hakata vihma sadama. See on, noh, kuidas kunagi. Täitsa võib täna tulla. Siis tuleb konnad praegu valmis püüda, et nendega saab vähki püüda. Kuidas sulle, Allan, käid vahel vähil või? Kaua meil seda? Mismoodi see vähi püüdmine käib? Ma ei tea, ma ei ole elus käinud. Mul on esimest korda, jah. Et see traditsioon on siuke, et lähed istud öösel maha ja teed lõkke üles. Tegelikult olen küll käinud, valetsin, aga... Päeval ei näkki või? Ei näkka. Ma ei tea, öösel vist mingi... Ma ei tea, mis neil on, nad vist ei näe öösele. Millega neid vähki püüdmine? Nattadega ja siuksed ümmargused. Ümmargused on mingisugune lihatäpselt. Ja. Vastu pead või? Oota. Ma ei tea, ma ei ole kunagi... Pannakse sinna mingit aiseva läinud liha, mingit siukest asja. Vaja panna aiseva tassi. Konn.
Võib maksa vorstiga panna. Ei tapa. Täitsa särg ja puja panna peale, juhtub mitte midagi halba. See on Kadri tütar, ma tahaks, et see oleks minu tütar, aga ta ei ole. Ma nii õudselt tahaks, aga ta ei ole. Oleme õnule või? Aga ta tahab olla. Näitame B. Näitame õnule nii. Näitame või? Muidugi näitame Ludvat. Ma ei saa. See on selline küsimus, soovitus õppida rääkima hakata selle peale. Rääkige midagi. Nii, mina võin rääkida kõigest, ma praktiliselt õpin semiootikat, kui minu kõigest sisast, kas saia teha. Tõtult ma ei tea. Oi, Peetsa! Tere! Rohkem õllelõhna peale kohale, ega meil sama ei tulnud. Küsi küsimus. Kas punk on lahe? Andke vastuseid. Hei, kurat, kui vanaks ma nüüd lõpuks saan reist. Ja siis... Pärast ma hakkasin mõtlema, et järgmine aasta ma kurat saan 30 aastaseks juba. Jah, punk on lahe ja tüdrukud punk on lahe. Ma hakkan küsimusi esitama. Davai, küsi midagi, jah. Tead või? Ei tea, aga võiks. Terve tavaliselt küsitakse minu käest tulevad küsimusi. No küsi neid, mis sinu käest küsitakse. Kus sa kanepit ostsid? Kelle käest? Mulle toodi. Ei, ma tahan ikka, ma ei tea, suva küsimus. Aga mille kohta üldse küsida? Põhiline peale jääb. Põhiline, ära filmi. Aga ära filmi. Põhiline ongi see, et filmi peale jääb. Ära filmi peale. Et mis siis on nagu muutunud või mis nagu punk tähendas siis on ja kui te olite on ja siis noh, ütleme nüüd. Nüüd lastaks tööd tahti, kui ma läheks niimoodi tööd. Kusjuures ongi reis. Et tahad tööle minna kuhugi, lähed oma kuradi sinise peaga, lähed sinna öeldakse kohe, et mida sa mees siin, mida sa tahad sealt? Mine ravile. Mitte tööle. Siin see võib-olla ei olegi mingi probleem, aga mujal maailmas ma tean, mingi saksapungid rääkisid. Neil on täiesti perses reis. No andke minna. Ja. Et Pets, et kuidas on ikka nii, et sa tööle ei saa? Töötad sa kuskil, antakse jalaga igalt poolt või? Ma teen kodus tööd. Mis tööd sa teed? Koduseid. Koduseid tööd. Aga saksapungid ütlesid sulle, et nemad tööd ei saa. Ei tähendab mitte kõik, aga näiteks mul üks tuttav saksapunk, kes töötab pangas. Kas see on jah? Ja ta käis nüüd mingi sügise alguses, kes Pärnus. Ja siis tüübil oli... Noh, kurat, see muidugi läheb jälle see fucking rahajutt lahti. Aga see on, noh, mis see ikka? Sai sinna tööle mingi sellepärast, et ta ilge, noh, siuke spets või mitte spets, aga ikka tark inimene. Et ta oskas nagu seda rida ajada. Ja ülemus ütles, et värvi Harri sinimust valgeks, ma maksan sulle iga kuu kuradi palgale mingi sotta juurde. Sotta, jah? Jaa. No kõva raha. Aga see punk on siis see Ari või see tuleb sul kuskil sees? Ei, tüüp ongi, ma kuradi Harjalt punk reis. Ei noh, siis ta on päris punk. Et kas see punk on väljast näha olema, kes on punk või kes on? See on ikka nende idee ju, et ikka mille järgi sa otsustad? Aga näiteks miks, ma lugesin selle kuradi flyeri pealt näiteks, et riietus peab olema punk. Et kui sa siia kohale tuled, riietus soovitav punk. See on umbes, et läheme pallile, riietus soovitav frakk. Aga mille järgi sa otsustad inimese üle, kas ta punk on või ei ole? Ma ei otsusta kellegi üle mitte midagi. Kuidas sa neid siis liigitad ise? Mina olen punk. Sa pead ennast ainukeseks pungi esindajaks maailmas või? Ei. Aga kes on meil punk sinu meelest? Sa saad aru, see on mikrokultuur siuke. Mikromaailm reis. Oma punk siuke, vägev reis. Mis subkultuur, mis kuradi subkultuurist saab üldse juttu olla reis? No see ei ole ju nagu, see on ikkagi mainstream, tähendab ta ei ole ju mainstream. Punk on mainstream. Tähendab ta ei ole mainstream. Punk oleks mainstream. Miks peab mingit fucking sõnumit ütlema edasi? No ei no selles mõttes, et laulame küll selles mõttes, et sõnum ongi see, sõnum on see, et sõnumit ei ole ju tegelikult selles mõttes, et noh,
no on ju lahe või ei ole? Iga lugu on millestki. Miks peab mingit fucking sõnumit ütlema edasi? No ei no selles mõttes, et laulame küll selles mõttes, et sõnum ongi see. Välimus on põhiline. Punkarid on siin. Kuule aja! Kun jag är i rytmen foden. Kun jag är i rytmen foden. Kun jag är i rytmen foden. Inglismaal oli miski mäda ja siin ei aidanud enam sotsiaalhoolekanne. Üks? Jah, läheb või? Inglismaal oli miski mäda ja siin ei aidanud enam sotsiaalhoolekanne. On saanud aegadest ära mingisugused 8 mm filmi kõike. Mingil määral on nagu. Või mingisuguseid intervjuusi helis või mingis sellises asjas. Kui lindistati kuskil mingi magnetofoniga, et siis ka mingid jutt. No varsti hakkas neid punkbände nagu tekkima. Ütleme 70-ndate lõpus nagu. Mingi, ütleme siuke algimpulss, kust üldse tekkis nagu idee, et võiks gitarri mängida ja bändi teha, midagi taolist tuli nagu täpselt Sex Pistolsist kunagi, mis oli mingi 79-80. Et oli nagu põhimõtteliselt kah kunagine nagu siuke lemmik number 1 ja ütleme, mäletan ka need pungi tulemist Eestisse, et ma nagu vist otseselt isegi Sex Pistolsit nagu vist nägin kuskil juba hiljem või kuulsin temast, aga esimesena nägin nagu kuskil Raekoja platsis käisid mingid punkarid ringi, kes olid ühesnaga totaalselt teistmoodi riides, mingisugused nahktagid ja haaknõeled ja siis ühesnaga kuidagi elektriseerivalt nagu mõjus kogu värk. Ja siis ma hakkasin kuidagi nagu huvi tundma asja vastu ja siis läksin nagu süsteemi sisse. Et midagi sellist. No sina oled ka näinud seda eelmist dokumentaalfilmi Sex Pistolsist. Jaa. Kuidas sa nagu hindad, et kuidas on nagu, kuidas õnnestus nagu anda edasi seda omaaegset nagu vaimu või seda pungi vaimu? See on tugev film, tähendab selles mõttes on hästi mitmekesine, et seal on ühesnaga kõige paremad palad nendest punkiidolitest, sellest Sid Viitsusest ja Johnny Rottenist, pluss siis selle Malcolm McLaren'i nagu oma siuke punkmaailma siuke, tema leiutas põhimõtteliselt punkmoe. Ja siis filmid on nagu, ütleme, läbi põimitud siukeste kunstiliste tema nägemustega, seal ta jalutab mingisuguse selle
kääbusega seal ringi kuskil mingite inglise nende tumedate suurte hekkide vahel ja sihuke noh, päris sihuke noh. See on lahe koht, kus see nagu see, kus ta on nagu selle kääbusega nagu surnuaeg, et leebivad nagu hauakambrid ja kontserdi kuulutused. Põhimõtteliselt sihuke natuke sürrealistlik ja sihuke noh, ekspressionistlik nagu lähenemine, aga ühesõnaga sihuke läbi sihuke punkstandardi kuidagi noh, ma ei tea, noh, minu meelest kunstiliselt on ka nagu tasemel film igatepidi. Et siis noh, hea film oli. Aga samas jälle, noh, ei tea, kas sellest varasemast ajast nagu mingeid neid, noh, mingid filmimaterjali üldse nagu oli, on ju, noh. Salvestisi kuulata või kuidas see nagu konkreetsemalt jõudis, et nagu oli, kuidas see nagu sellega oli, kas ta tekitas mingisuguse plahvatuse siides ühiskonnas, kui võib plahvatusest rääkida üldse? See ei olnud, aga eks see oli vaikne nagu sisseimbumine või nii. Et noh. Midagi veel? Peale Lainet. Peale Lainet, jah. Kas Laine oli puhtalt naiste bänd? Vist ei olnud. Okei. Kellega asja? Kohalik asja. Üks kass ju. Asju nagu, jah, ei oska öelda nagu, et võib-olla ei ole nagu mõelnud seda jah. Raisk ei ole kiski. Sõjaosa. No vot. Üles leidsime, 15 aastat on mööda läinud. Kui huvitatud sa oled need kibra mängimist? Kibra mängimist? Jah, et on sul vahet nagu umbes mängida? Ei ole. Aga ta on ise mingi nimekiri umbes, et kuidas mulle soovib. No, et kuidas pooleks jaotada umbes, kuidas jaotavad? Vaadaka. Mul ei ole. Mul on. Aga see, ma tahtsingi öelda. Hei! Vaatad see viska välja, mina. Ja enda voodit. Praegu minu kibra. Sõid ära sa võid? Jangub kreemile. Ei, kas sa sõid sellega täpid? Tõin ära või? Kas sa sõid ära sa võid kreemile? Jah. Kas sa sõid ära sa võid seest? Ja mida, ma pole seda söödki. See on tühi muidugi, jah. Ma annan. Toa topsi tahad või? Aa, linnas. Ära siit sülita nüüd. Ma olen pihta saanud. Ma kasutan su voodit vahepeal, see on okei või? Mingit jama ei tule sellest, jah? Ma ei usu neist. Oskasin ka, Antti. Ei osan. Ungest. Ei niimoodi, et ostad kingad, aga ma olen need panga. Laulukooli või? No, või läks minema siis. Ma lähen kuradi, käis dušil ära ja kui see alkoholiselt jala jaoks lahti. Muidu on alati punniga valmis. Mida sa puhud, siis ma ei joonudki midagi. Ei ole või?
Ei, ma saan aru, sul on niimoodi, ma olen uninenud aru. 4 kuradi satiini. Ma olen näinud niisuguseid raadi kuskil. Kuule, läitas olid enne ka samasugust tagapõhjaga raada. Asfalt, sa ootad mind kallis, seal su süda mulle ja mulle vaid lööb. Kuid me vahel miilid on pikad ja hallid, meie vahel laiuvad vaesus ja töö. Olen sõidus päeval ja tähtede valgel, loojangute lõõsas ja puhkavas aos. Seal, kus lõpeb asfalt ja tõrksõna algab, pori kui ka aukude põhjatu kaos. Eile sõber läks ja jäigi teele, täna võib see saatus leida mind. Tuleta siis hetkeks, kallis meelde, seda, et ma embasin mõttes viimsel hetkel sind. Väsimuse uin võtab võimust ja painab, lüheneb nii aeglaselt sõidetud maa, kuid mind hoiab uinumast lootus, mis aimab. Seal, kus lõpeb asfalt, seal ootad mind sa. Väsimuse uin võtab võimust ja painab, lüheneb nii aeglaselt sõidetud maa, kuid mind hoiab uinumast lootus, mis aimab. Seal, kus lõpeb asfalt, seal ootad mind sa. Lõpeb asfalt, sa ootad mind kallis, seal su süda mulle ja mulle vaid lööb, kuid me vahel miilid on pikad ja hallid, meie vahel laiuvad vaesus ja töö. Olen sõidus päeval ja tähtede valgel, loojangute lõõsas ja puhkavas aos, seal, kus lõpeb asfalt ja tõrksõna algab, pori kui ka aukude põhjatu kaos. Sõidetud maa, kuid mind hoiab uinumast lootus, mis aimab. Seal, kus lõpeb asfalt, seal ootad mind sa. Seda taas siiga. Встань на это, Ксения. Давай фотки, красиво. Да. Ну погладь ее. Погладь. Ой. 25. Aga noh,
Siin ei tohi. Aga ma olen nii nördinud. Kas Vegas ka? Politsei ei oska ka juhatada. Politsei võtab meid kinni. Nii on aeg. Kus me oleme? Kuidas me sinna paneb saama välja? Mõtlesin ka ette, kui mind toori tegutseid tuleb, nüüd on siuke lugu, et me eksid. Ma ei tea mida, meil peaks ei tahtnud. Pärast ma tunnustan, miks me kõik teadsid. Šokamies paklēvē. Tehnika ir mūsu varās. Fuck you! See on internatsionaalne sõna, seda teevad isegi lätlased. Fuck you! Mä olisin skolla mun slikt päteits. Minun okei, visi valtataan. On vähän lietinää. Ja kuramirtassa plasmasas ruokas sitä tasas. Metiet viņas plasmasas sūdos. Lielākas karās. Nu, neturēs solīju pēc 10 minūtēm pēc gatavs. Drīzvētās būs oršāk. Estiņi. Jā. Pirmā ārzem grupa šī gada Trinstokā. Grupa no Ziemļiem. Nemeloju. Grupa no Ejonijā. Subway. Set. Setib, sektot, viņa pomņa. Sekti. Arier Francis Tonian. If you career, then come to the stage. Cause it's a fucking mood stage. And you got to play here for a... Yeah, Tony Pokro never die. Where it is now. Where they are. Mine munni. Hey! Where are these fucking Bloodstonian punk singers? Very fucking good punks. No! But where are they? I'm gonna look. Corrirse jotenkin, me siis tulet saama kaiken tuolin musus katus, vai ne? Okei, Eesti punki kogunegi laua ette nüüd pead.
Pükstega tüdruk. Kui sisse läks rivis sisse. Pane rea. Tere, Ants. On või? Praegu tule. 9, üks pirm 9. Ei filmi. Oota, huvitav, miks mul ei filmi? Näita, kuidas sa panid. Davai, anna, ma filmin pirukaid. Davai, anna, ma filmin pirukaid. Olete seda filmi näinud, Kukumägi mängib või? Ei ole. Eesti film. Ei ole seda linnaga üksinda kodus kaamera statiivi peal ja teeb monoloogi. Lõpuks tõmbab üles vist. Ja ise oli väga hea. See on kõik täpselt siuke. Tere, Siim räägib teie linnaga. Oli küll, jah. Kas koogis või midagi? Ei saa või? Ei üldse saa. Ükskord ostsin hästi, mõtlesin palju lahustavat kohta, aga mingi eelmine aasta hästi nagu lahustavat kohta. We hope you're doing well today. This comes from I come from San Marino today. But the reason why we're doing this is because we have something to tell you today. Noh, tuled mängima. Okei. Edasi mängime. Ei, ootame. Hullud, ärge tehke. Mine pekki, ma olen ennast ära päärinud. Rääkisite midagi seda? Mingi musta. Mingi. Loll. Paneme. Õige serv. See oli maha serv, see oli soe pall. Ma ei saa mängida. Jala, ei no midagi jumala sitast. Mingi lonkamise teema teil. Kidraga vahele asemele.
jooksen. Jõnda poolteesse jooksevad koirad, loobioiden karja, armahtamata, päästamata, armahtamata, päästamata. Ma lähen pekime ära ja... Lähme hotelli. Muidugi. Ja me tahame, kas hotell on tellitakse. Ära ole ülbe. Oodaks, kui nad tiigri peavad. Võta ise kui plats. Vastu tuleb turvamees ja räägib sulle natuke käitumisest. Kui sa veel teki peal kaua ei saa. Turvamees tuleb, räägib mulle natukene, räägib käitumisest. Paari sõnaga. Yeah. Ma olen seda väärt. Näed, mis chipsid põhiliselt ära sööb. Eest eit! Mul näed kõvera kitarriga vanad. Nii ainult. Viskin enda kirra kuskil nurka, kotiga välja. Lähme liigus. Panin kirra kotti. Rainis kuskil. Panin kirra kotti, panin õllepurk ja teisel. Läks sisse. Otsa lühi. Lontisin. Rainist sorry, aga meil ei ole Rainist peas. Mida? Mida ole peas? Jah, lähme edasi. Oota, kas ta siis ärkas vahepeal üles ja... Ei ta vahepeal ärkas üles, siis pani mõned mida tiha peal terve. Siis nüüd sohvade vahel. Ei tule see. Ta rohkem pole ärganud. Oi, oli ka aina. Os sa nägu näinud? Mina olen lipakil mõne. Noh, saad aru, laudude vahel. Ta pole praktiliselt üldse maganud. Muidugi ei ole, ma räägin sulle käsi. Ei pea maganud. Muid loomulikult. Ei ole maalasin. Öös raskelt juhtus, sa ausalt. Keegi pidi seda tööd ka tegema. Ei no loomulikult, ma tulen välja. Muidugi tahab väsinud. Pean uuesti ka näiteks. Näed pilti või? Ma ei näe mitte kuradi No sellepärast, et sul on ju katik eest taha. Aivakene. Okei. Ei soovi. Ära võta peale, ma ei ole soenguli panes. Hiljem on siis nüüd Kujudes poro. Jah, portveinid homme. Kuule, vaata valu. Sikki valus. Ülegi lauba näma ära. Ei hakka see nüüd kuulda. Kuule, lähed märk toonad. Võttis nüüd poole õige. Ennem oli veel see igaüks tuleb üksis lätis. Üksis lätis jah, see igaks võtta. Kolm lätis. Ja oli Jaanki 4 jool. Partiim on maha.
I'm just walking by the street. Ei töötanud, sa saad tulla puht füüsiliselt. Juba tugi nahka. Ei. Vaadis selle nahkis. See on piir ka. Piir. Ja võin vaadata nahka. Laeta ühest, aga äkki maksaks üldse. Ei tuleb maksa. Ma olen neile üle nurgad looni. Tšau. Tšau. Kas seda nägu käest? Ei, mul ei ole, ma valet pärast. Valeta või? Duši all käib. Südavik ja sõrad läbi linna, sa mootorrattal ning bensiinilõhna, toob viimavärske sügistuusel linna, nahk jopist ülub punapäine kõhna, on viimaviiskadega kaetud niikel ja naast püksid soonimas su kõhtu. Ära mutersinine on sinult sikkel, su kiiver ning see nukra võitu õhtu. Ma vaikel looklevad piimvalged jooned, veel kaugusse, kus äärelinna algus. Siin varipildiks taanduvad kõrghooned ning udus suunab laternate valgus. Sua tuli süttib punane kui kuuled, kui süda tuksub mootor vaiksel tuuril. Siin puiestel on vaikne miirud kuuled, kui saisavad lehed autokuuril. Ja põlispuud on tummad nagu sambad, on kiirustades mingitud su valged. Sa naeratad ning paljastuvad haavad ja kuulvast ette tissid lumivalged. Mina olin mingi 13, et siis ma ikka ründasin nende kontserdid tuttavaks veidi hiljem vast, aga siis seisnes nende fenomen teatud protestis, eks ole ju. Aga ma arvan, et praegusel hetkel, kuivõrd neil on plaate rohkem minu meelest, kui neil tegutsemispäev, vähemalt minul on ammu sassis see arv, seisneb
nende fenomen folkloori kokkumises. Mul on niisugune tunne, et vennaskonnas on olnud folkbänd. Ta on ju mingit, ma ei tea nüüd, kuivõrd tekstoloogiliselt ta kirjandus on, aga ta on igal juhul omades sõnades ja asjades mingid mullistamisi kajastanud kogu aeg ühiskondlikke. Tal on nagu hästi palju tulekuid. Tal on see 80 aastate lõputulek kui keskpaiga tulek, siis on tal 90 aasta alguse see, kuidas ta mättaga lõõtspilliga tuli. No, tal on hästi palju tulekuid, kõik on kuidagi omamoodi olnud ja iga kord on ta saanud mingi uue kamba kaasa, kes seda viitsivad kuulata. Ja tead, selles mõttes on nagu tänuväärne, et nad on nagu sama liini ajanud. Find Osama bomb Iraq. If the markets hurt the mama bomb Iraq. If the terrorists are Saudi and the banks take back your Audi and the TV shows about it bomb Iraq. If the corporate scandals growing bomb Iraq. And your ties to them are showing bomb Iraq. If the smoking gun ain't smoking, we don't care and we're not joking that Saddam will soon be croaking bomb Iraq. Even if we have no allies, bomb Iraq. From the Sanders to the valleys, bomb Iraq. So to hell with the inspections, let's look tough for the elections. Go your mind and take directions, bomb Iraq. While the globe is slowly warming, bomb Iraq. Yeah, the clouds of war are storming, bomb Iraq. Yeah, the ozone hole is growing, Saudis we prefer not knowing, thorough ignorance is showing, bomb Iraq. So there's one for dear old daddy, bomb Iraq. From his favorite little laddie, bomb Iraq. Saying no would look like tism, it's a Hussein hunting season, even if we had no reason, bomb Iraq. Mida teie seal teete? Kuulge, see on mingi eksitus. Ei, täna jääb kõik ära. Kõik jääb ära, siin ei tohi olla. Kas ma võin küsida, et selle uue plaadi kohta, et mille poolest see nagu eri? Või et Tähendab mitte ainult pereseisu. Pereseisu. Plaadist võib rääkida küll. Tähelepanu. Kes teist esimesena vastama hakkab? Vastame või? Sorry. Ühesõnaga, uus plaat on nagu selle poolest erineb, et ei ole mitte ühtegi eestikeelset lugu. Et see on ka taotlus, kuna see on natuke mõeldud promona. Kuna kui me ütleme näiteks oleme Ameerikas või Saksamaal või Soomes kuskil kontserti teinud, siis pidevalt tahetakse meie muusikat kuulata, siis me peame väga pikalt lahti seletama neid lugusid. Ja selles mõttes tegime siis plaadi, kus on inglise, prantsuse ja soomekeelsed lood. Aga need sõnad on ikkagi kõik teie enda. Või Trubetski siis. Aga tead, kui nässu läheb, siis võtame maha, eks? Tähendab... See sama küsimus, jah? Aha. Mina arvan selle kohta niimoodi, et tegelikult vennaskond pole nagu päriselt kunagi pole kadunud olnud, et oleme lihtsalt vähe teinud, ütleme, võib-olla teles olnud ja lehtedes, et tegelikult täpselt sama asi, mis on kogu aeg jätkunud. Et koosseisud on võib-olla vahetunud, aga bänd on nagu tegelikult kogu aeg tegutsenud, et sõltub lihtsalt meediast. Seda küll, jah, sest... See on näiline. Jah, et näiteks mingi aeg tekib selline moment, et võtad nagu aja maha. Lihtsalt ütleme, et saab nagu villand. Ja siis suu haaga pihta jälle. Tähendab see nüüd muidugi vist ei lähe sisse. Praegu panin puusse. Aga sinu jaoks on vennaskond rohkem nagu bänd või mingisugune rühmitus? Või kas teil on mingi mõttelaad või mida te nagu... Tähendab võib-olla fenomen võib-olla peitubki sellest, et mõtleme tegelikult üsna erinevalt nagu.
Et võib-olla see kompott, see kooslus, et see võib-olla ongi see, mis on see jõud võib-olla või. Et kui mõtleksime ühtemoodi, siis ma ei usu, et me teeksime üldse niisugust muusikat võib-olla. Me teeksime võib-olla mingisugust, ma ei tea, mis mingit kamma jääb. Mis teised arvavad sellest? Mis see on, mis? Mina näiteks ei tea huligaansusi. Ja niimoodi konkreetselt ei tule pähe, neid asju kindlasti on palju, on ju. Aga nagu bändina? Bändiga, mida me ei tee? Proovime ei tee ju. No me ei ole teinud ennem nagu ingliskeset plaati näiteks, et võib-olla mingi uus asi. Et nagu vennaskond on uutele igasugustele ideedele nagu selles mõttes avatud, et kui öeldakse keegi, et Uno Loobi loomingut hakata nüüd näiteks järgmise plaadi peal kasutama, et läheks kuidagi arvesse või... Sõltub minu meelest taustast, et kes seda plaati kokku panevad ja millised lood antakse valida ja ma arvan, et miks mitte. Et küsimus oleks see, et kus nagu vennaskond minul isiklikult vana estraadi vastu midagi ei ole. Just, on sul midagi hinge peal. Praegu ei tule meelde. Mul just ei ole midagi hinge peal. Seoses vennaskonnal. Kuidas nüüd nagu selleni nüüd jõudsid, et nüüd kahekesi seda vennaskonna värki ajama hakata? No me ole siin kahekesi teinud mitte midagi. Meil oli 3. Või oled ainult bändis? Ei no, me eraelus, me saame kokku täpselt proovis ja rohkem ei suhtle. Mis on teie suurimad mõjutajad? Tuberkuloisid? Terminaator, kindlasti lugu Muinasjutu mets ja Carmen. Ütleme, et kindlasti on tugevad mõjutused George Michaelist. Minu suur lemmik. Ciao, George! George! Nii,
Kes teil muusika kirjutab? Igaüks teeb ise. Ega meil ei ole seda, et keegi kirjutab ühe loo valmis üleni. Absoluutselt. Iga eranditult ansambli liiga. Vabandage, mina küsin küsimuse. Ma tahaks seda veel rääkida, et selle loo kirjutamisest. Mina ei suudaks elus sees nagu, kuule, mul läks meelest ära nii kaua, kus kaamerat ei hoida sinu peal. Lume sisse pikad triibud, teinud sinu sookelk. Nukralt selja toele liibud, silmis ära ole helk. Pilleriin, kohtume me täna siin, õhtu sinas laternate all. Pilleriin, lapsepõlv on mööda siin, vara kevadisel tänaval. Suve päike põues, kevad õhtu on su vend. Soovin, et siin samas õues riietaksid lahti end. Päästad mantli, hõlmad valla, kleidi nööbi lahti eest. Tulva veedu rentslist alla, häbelikus kaapsusest. Pilleriin, kohtume me täna siin, õhtu sinas laternate all. Pilleriin, lapsepõlv on möödas siin, vara kevadisel tänaval. Seisad lumes nagu loodi, tean, et tahan tulla ma. Sinu tuppa, sinu voodi, sinuga koos hullama. Tänasest on saanud eile, triibulisse patja pead. Surume ja tundub meile, inimesed kõik on head. Pilleriin, kohtume me täna siin, õhtu sinas lanternate all. Pilleriin, lapsepõlv on möödas siin, vara kevadisel tänaval. Päiksesara, sinisilmad lahti teed, kuulata kui sakna taga, rõõmsalt pulisevad veed. Ära mulle silma tüki, päike näevab pudrusil, läbi väikse klaasitüki, roheline näib mail. Pilleriin, kohtume me täna siin, õhtu sinas lanternate all. Pilleriin, lapsepõlv on möödas siin, vara kevadisel tänaval.